mina olen Merle ja mina olen 2 suurepärase lapse ema. Mina olin täielikult vaktsiinide usku. Ma olen medõe tütar ja kogu meditsiinisüsteem on meie elu osa olnud nagu tavaliselt ikka. Ja ma läksin kohe uhkusega oma last vaktsineerima. Et ma eelnevalt tegin nagu natukene proovisin uurimustööd teha ka, aga ega ma tegelikkuses mitte ühtegi väidet, mis kuidagi nagu vaktsiini vastu rääkis. Tegelikult ma ei kuulnud seda üldse. Minul oli peas ikkagi kuidagi nagu see, et vaktsiin on hea punkt ja kõik jutud kõrvalnähtudest on lihtsalt nagu mingi mõttetu mula. Ja sündis minu poja. Ta oli hästi rahulik, ta oli hästi nagu väike tupsukene. Ja siis ta sai oma esimese vaktsiini ja sealt läks meie elu põrgu pihta. Ta nuttis väga-väga palju. Neid magamatu tunde on tagantjärgi väga võimatu välja arvutada. Kogu aeg tekkisid stressimomendid, rinnapiimaga tekkisid läbi selle ju probleemid ja just selle minu psüühilise poolega ka kindlasti sinna juurde, kui sa kogu aeg magamata, su laps magab järjest seal 2 tundi, siis 2 tundi nutab ja kõik ütles, et see on normaalne. See on normaalne, et laps nutab. Peale igat vaktsiini läks asi hullemaks. Kust ma seda tean, on tegelikkuses tagantjärgi. Kui mul hakkasid silmad avanema, ma hakkasin natukene selgemalt neid reaktsioone nägema. Vaadake, alguses on ju vaktsiinide otsa, siis ei olegi vahet. Kehal nagu ilmselt ei ole aega seal toibuda ja siis ongi konstantselt on halb olla. Siis öeldakse, sul on lapsel koolikuvalud, need peavadki olema, küll nad 3. kuu pealt ära lähevad. Tead, ei läinud. Ja mina hiljem kõrvutasin lihtsalt vaktsiinipassi oma isikliku päevikuga, kus ma oma mõtteid kirja panin ja iga kord, kui asi läks nagu väga hulluks, oli ees lause. Me käisime perearsti juures, näed, minu laps sai täna vaktsiini, vaata kui tore, aga õhtul oli see, et hakkas jälle mingi suurem trall pihta, kus olid magamata ööd. Et kuidas ma ei märganud seda sellel hetkel, on see, et meile kogu aeg korrutatakse, et sellest ei saa kunagi mitte midagi juhtuda. Igas kanalist, telekast, arstid, kõik ütlevad, et selle tagajärjel on ainuke asi, mis saab juhtuda, on punetus süste kohal ja palavik. Siis ma ei osanud seda näha. Kõige hullem juhtus peale viigvaktsiini, kus on see meningiidi komponent sees. Sellest päevast peale meie laps mitte ei nutnud, vaid ta kriiskas niimoodi, et te kujutate ette, et lapsevanemad saavad 2 tundi magada, ärkavad üles, hoiavad niimoodi oma kõrvu kinni, sellepärast, et laps kriiskab täiega. See oli täiesti õudus meie elus. Ma pidin kodust ära kolima, ma elan pealinnas. Ma läksin oma toreda ämma juurde 100 kilomeetrite kaugusele oma abikaasast. Pere oli lahutatud. Ja siis meie päev nägi välja niimoodi, et kuna laps magas ainult 20-15 minuti kaupa, teda pidi kogu aeg kussutama, ainult siis ta oli kuidagi võimeline nagu vahepeal natukene magama, siis mina tegin siis enamus päevast sellest, me võtsime ämmaga kärutuppa, kärus niimoodi, 24/7 praktiliselt, vahepeal sai natukene niimoodi tukkuda, et ta sai mul siin rinna peal olla. Ämm läks kell 5 hommikul tööle, tuli kell 1 päeval tagasi, mina kukkusin sellel hetkel konkreetselt ära, ämm võttis lapse, läks kussutas õues, et ma saaksin paar tundi magada. Siis õhtul kukkus tema ära, eks ole, peale vahetustega seda ja niimoodi oli siis siukene, ütleme 6 aega oli siukest tõsist, siukest väga hullu asja ja siis hakkas vaikselt rahunema. Siis oli juba tekkinud ka see, et lapsel oli pidevalt nohud ja
ja siis me järgmist vaktsiini natukene sellepärast lükkasime edasi, et minul oli kuidagi nagu vana aja teadmised olid see, et vaktsiini ei tohi kunagi teha, kui laps on tõbine. Täna tehakse muidugi kõigile, sest kõik lapsed ongi kogu aeg juba tõbised. Aga mina hoidsin õnneks sellest kinni. Järgmine vaktsiin tuli hiljem, nii et ta oli sellest hullusest saanud nagu välja. Ta oli esimest korda siis pärast ikkagi, kuna see vahe tuli siis nagu pikem, tõsiselt nagu pikem, ta sai järgmise seal 7.–8. kuu vahel. Et ta oli maha rahunenud ja ma nägin jälle seda oma tupsu, seda rahulikku poissi. Olime saanud juba koju tagasi kolida abikaasa juurde ja siis ta sai järgmise vaktsiini. Sest kui ma selle kriiskava lapse pärast perearstikeskuses helistasin, siis öeldi mulle konkreetselt, et ma olen halb ema, et ma ei talu oma lapse nuttu, et kõik lapsed nutavadki, see on normaalne. Kui ma niisugune tunne, et ma kuulen üks kord veel niisuguste asjade koha pealt sõna normaalne, siis tegelikkuses ma ütlen ausalt, minu sees on päris suurt raevu kohati, kuigi ma üritan mitte seda tunda, ma üritan olla ikkagist heasüdamlik, aga kui ma ütlen päriselt, siis ma päriselt olen vihane. Siis tuli see uus vaktsiin ja minu rahulikus pojas, keda ma olin siis umbes selle aja peale, seal paar kuukest siis saanud ju nautida, tuli täielik põrguline ja ma ikka ei osanud seda aru saada. Saate aru, kui kinni oli minu meel, ma ikka ei saanud aru. Ja siis tuli üks juhuslik küsimus. Kas te olete hiljuti vaktsiini saanud? Ma ei tea tänase päevani, kas see inimene ise vaktsineerib või mitte, aga kas ta pidaski seda siis normaalseks sinna juurde või mitte, ma ei ole seda kunagi küsinud. See oli niisugune kaugelt tuttav. Ja see oli esimene natukene asi, mis mind pani vaatama ja siis ma vaatasin seda. Vaktsiin, märge päevikus, õudus, iga jumala kord. See ei ole normaalne, kui üks laps muutub täielikuks põrguliseks. Minu lapse aju oli konkreetselt mõjutatud ja esimese aasta vaktsiini ma kartsin nagu tuld. Siis ma julgesin natukene hakata vaatama kogu seda asja. Miks ma rõhutan, et ma olin täielik usklik? Seepärast, et kogu minu teadmised ju baseerusidki selle, et ma uskusin kõike seda, mida mulle lihtsalt kuskilt räägiti. Ma ei olnud lahti võtnud mitte ühtegi infolehte. Ükstapuha, mis meditsiinilist protseduuri peaks tegema, on tegelikkuses ju seaduseski kirjas, et kõike peab informeerima. Ma mäletan, et kui mulle sünnitusmajas pakuti epiduraali, mida ma küll vastu ei võtnud, siis oli pikk nimekirja kõikidest võimalikest kõrvalnähtudest. Miks mulle vaktsiini puhul räägitakse ainult punatusest, süste kohal ja palavikust? Kui tegelikkuses, kui ma võtan infolehe lahti, siis on seal korduvad kõrvapõletikud, seal on epilepsiat, seal on meningiiti, asi, mille eest oleks üks meie vaktsiin pidanud ju, eks ole, kaitsma. Siis seal on atoopilist dermatiiti, igasugust muid nahahaiguseid, seal on hingamisteede probleeme ja mis oli meie puhul siis pikaajalisemad mõjud. Mul läks ikka selle uurimise või arusaamisega ikka väga palju aega. Et meie lapsel tekkisid ju nohud, köhad ja järjest sagenevad kõritursed. Jälle asi, mida öeldakse sulle, normaalne. Andke andeks, aga kus kohast on normaalne, et üks ema peab korduvalt suure paanikaga üles ärkama selle peale, et tema laps ei saa öösel hingata. Kust see on normaalne? Tema käitumine oli selline, et oma väikest poissi ma kartsin, sellepärast, et tal võisid tekkida täiesti äkkraevuhood niimoodi, et ta tuli lõi mind või hammustas, nii et ma olin sinikaid täis. Kust see on normaalne? Aga aina rohkem ja rohkem õnneks ma hakkasin kuulama neid emasid ja märkama oma tutvusringkonnas, kes tegelesid loodusraviga, kes rahustasid mind vaikselt see, et su olukord on hull. Ma olin selleks ajaks väga tõsises depressioonis.
käisin kriisinõustamises, sellepärast et magamata ööd, probleemid lapsega olid lihtsalt viinud mind nii kaugele. Ausalt mulle tunne, et ma räägin üsna nagu iga tavalise pereelu teemasid, väga paljud pered lähevad lahku sükestes olukordades, sest mehed ei pea vastu. Sest depressioonis naine ei ole just kõige lihtsam, kelle kõrval nagu elada. Ma tänan oma abikaasad, kes on minu kõrval seisnud alati ja meie poja ja meie laste kõrval. Ja loodusraviga hakkas minu lapse tervis vaikselt paranema, aga kõige suurem päevapealt tekkinud muutus tõi homöopaatia. Tõesti 2 nädala jooksul suurem osa meie probleemidest lahenes ja kuskil 4 kuuga oli minul siis loodetavasti, ma ei usu elu sees, et kõiki neid kahjustusi tegelikkuses oleks võimalik 100% tagasi nagu pöörata. Aga täna on mul laps, kes läks tavakooli, kes on nutikas. Ja nüüd ma vaatan ajalehtedest igalt poolt, et kõike seda peab keelama, kõike loodusravi peab keelama, sellepärast, et kõik on mingi jama, andke andeks. Minul ei olnud mitte mingisugust usku sellesse, ma läksin homöopaadi juurde, ma ei teadnud isegi, kes ta on. Ma teadsin ainuke asi on see, et see on loodusravi, see ei kahjusta. Mulle räägitakse, et see on rumal ja nii edasi, aga samas päästis see meie elu. Kas on siis parem, et ma ei oleks seda vastu võtnud, mul olekski eluaegselt käitumishäiretega laps, ta peaks täna olema kas erikoolis või mingisuguse, et tal on keegi kogu aeg peab temast hoolitsema. Ma tõin läbi oma otsuste ja tänu headele terapeutidele, sõpradele oma lapse välja nagu sellest, et ta ei ole enam krooniliselt haige, ta ei ole igas kuus 2-3 nädalat haige. Ma istusin vangis kodus praktiliselt, ma ei saanud välja kuhugi, sest kui sa praegu lähed uksest välja mingi natukene nohuse lapsega, siis kõik on hirmust nii ära kurnatud, et korraks aevastad, siis kõik on krampis, sest järjekordne haigus tähendab ukse taga. Kõik on üksteise vastu raevukad ja haigused on ebameeldivad, absoluutselt kõik, aga sa tegeled nendega ja aina rohkem oleks vaja aru saada, et ei ole normaalne, et minu laps on iga kuu 2-3 nädalat haige, see on midagi viga, siis peab hakkama sellest august välja ronima, mitte istuma seal nendes kannatustes. Siiamaani hing on valus, kui ma olen kuskil laste sünnipäevadel. Ma ilmselt olen selles mõttes ikka haruldane võib-olla inimene, et minust ei ole lahti öelnud ka need lapsevanemad, kes ise vaktsineerivad, sest ma ei anna kellegile hinnanguid. Ma ei süüdista või näita näpuga neile, mis tähendab seda, et minu tutvusringkond on kirju, aga ausalt, kui ma lähen laste sünnipäevale, siis vahe on väga sees. Selles seltskonnas, kus ollakse loodusravis teadlikud, toitumises teadlikud, seal on enamus sünnipäeval alati väikelapsed kohal, emad on, beebid on kainlus, teevad oma firmasid. See ei tähenda seda, et kunagi ei ole probleeme, lihtsalt nendel probleemidel on lahendused, sest ei piirata ennast ainult ühe asjaga. Ja siis sa lähed, siis ütleme natukene jällegi sellesse, seltskonda, kus on see tavameediaruumis istuv emme, kes on nukrameelne, kes on väsinud, kes on hirmul, ta kaotab oma töökoha, sest ta laps on kogu aeg haige, ta peab olema haiguslehel, pereelu on lõhki, abielud lähevad lõhki sageli. Aga samas ma ei saa seal öelda, sellepärast, et meil on nagu nii tugevalt see sees, nagu minul endal oli. Ma rääkisin ju kogu aeg nendest vaktsiinidest täpselt ühte sama laulu, nagu kõik teised teevad, ühed ja samad laused kogu aeg korduvad. Ja nende taga ei ole mitte ühtegi teadmist, 0 teadmist, ainult need ühed samad pähe õpitud fraasid, kõik. Ja ma saan aru, et ma ei saa sellest läbi tungida, sellepärast, et siis ma kahjustan oma inimsuhteid, mida ma ei taha. Et ma olen lihtsalt olemas siis, kui keegi tõesti küsib. Oma esimesele lapsele ma seda MMR-vaktsiini enam ei teinud, sellepärast, et kui ma hakkasin uurima näiteks selle kohta, et mis haigustega on tegu,
andke andeks, aga leetrid on kerge lasteaiahaigus ja jälle ebameeldivus, aga täpselt nagu tuulerõuged on normaalne läbida, leetrid olid ka enne vaktsiini tulekut täiesti samasugune haigus. Mis ma avastasin, Ameerikas on tuulerõuged näiteks kavas sees, siis seal räägitakse tuulerõugetest ka kui mingist kohutavast haigusest. Meil on jah, ebameeldiv jah, aga kõik tahavad kangesti läbida selle ruttu, et on enne kooli tehtud, siis on väga hästi. Mulle hakati juba perearstikeskuses rääkima sellest, et me pakume teile tasuta tuulerõugete vaktsiini, et nii tore, et see on eluohtlik haigus. See oli kusjuures kõige suurem silmade avaja minu jaoks üldse, sest siis hakkas minu aju aru saama, et mingi info on valesti. Ja siis ma võtsin alles selle lahti, et mis see tuule või need leetrid on? See on lihtsalt samasuguse raskusastmega haigus nagu tuulerõuged. Lihtsalt nahalööve ja natukene sealt veel oleneb, kui palju sümptomid tuleb. Aga kui sa oskad kenasti keha toetada haiguse ajal, siis seal ei ole midagi eluohtlikku. Täna me räägime leetritest nagu katkust, aga katkust me ei räägi. Katkuvaktsiini ei ole. Ma võin minna katkust vaadata ajaloo muuseumis, kui õudne see on. Aga leetrite surmad ja kõik kadusid ammu enne vaktsiini ära. Täna me väriseme leetrite ees, et ma sain aru, et info ei ole nagu mitte kuskilt otsast adekvaatne. Mina olen läbi lugenud tänaseks siis infolehed, meditsiinikirjanduse, teadustööd, ametlikust teadustööde portaalist ja see on see, millele mina tuginen. Minu teine laps tuli näitama seda, et mis on siis, kui sa ei torgi, kui sa ei tee mitte ühtegi süsti, kui sa ei tee mitte ühtegi vaktsiini, kui sa oskad loodusravi. Teate, see ei ole raketiteadus, päriselt ei ole. Minu teine beebi magas esimesel ööl, kui ta sündis 8 tundi järjest. Ta sai dissipiima 3 aastat. Seni kui hambaid ei tulnud, ta magaski 6-8 tundi järjest. Ma olin kõige puhanud emme üldse. Ta on rahulik, ta on tasakaalukas, tal ei ole mingeid raevuhoogusid. Esimest korda oli haige, oli 7-8 kuuselt, oli 3 päeva palavik. Jälle üks asi, mida lapsed lihtsalt läbivad, talus palavikku väga hästi. Järgmine tõsisem haigus oli meil hiljuti 2 kuud tagasi, oli niisugusem tõsisem stressirohkem aeg seoses esiklapse kooli minekuga ja ta jäi natuke tahaplaanile meil. Jällegi samas see raskem haigus tähendas heade loodusravivõtetega 5 päeva. Mina täna ütlen absoluutselt ei, minu lapstele ei lähe ükski vaktsiin mitte kunagi, te võite ähvardada millega iganes, sellepärast et meie jaoks, me oleme näinud, mida see tähendab. Küsitluste järgi enamus täna Eestis mitte vaktsineerivad pered on need, kes on näinud lähedalt tegelikkuses kahjustusi, et võitlus käib juba kahjustusi näinud inimeste vastu. See ei ole õige. Me ei räägi sellest, et me tahaksime keegi ära keelata vaktsineerimist. Me tahame sellest, et oleks päriselt vaba see valik ja et meil oleks võimalus teha informeeritud valik, et kõikidest kõrvalnähtudest räägitaks, et arst oskaks neid vaadata. Täna ei oska mitte üks arst vaadata. Meie vaktsiinikahjustus ei ole mitte kunagi kirja läinud, samas ma olen täiesti selgelt on näha, kuidas on vaktsiin ja katastroof algab. Ja kõik lihtsalt ütlevad, et ei, mitte mingil juhul, sest neid on õpetatud, et vaktsiin on ainult hea. Arstile on ka õpetatud mitte vaktsiini kõrvalnähte vaatama ja see ei ole õige. Arst ei ole seal juures pahatahtlik, ta lihtsalt on ka täpselt samamoodi oma inforuumis nii kinni pandud. Aga kahjustusi näeme me ju tegelikkuses igapäevaselt. Iga arst, kes ütleb, et temal ei ole ühtegi patsienti, ma tahaks küsida, et atoopilise dermatiidi juhtumid, mis on meil adenoidid, mis peaks meditsiinikirjanduse järgi olema 4-5 aastaste probleem, on 1-aastased on järjekorras operatsioonidele. Pidevad köhad, nohud, kõik, mis on täiesti tavalised, siis ütleme vaktsiiniga seotud asjad. Et teil ei ole siis neid praksises, meil on ju siis täiesti tore ju terve ju siis kõik laps, siis on kõik väga hästi. Aga on. See
kogemus on muutnud absoluutselt mind, meie pere, kogu meie arusaamist ja mõnes mõttes ma oskan olla tänulik, sest mu täna elukvaliteet on hoopis midagi muud. Minu poja, kes tuli mind õpetama, on tõstnud meie elukvaliteeti tohutult. Ma ei ole tegelikkuses tänaseks hetkeks vaadates, ma ei ole kunagi olnud nii õnnelik, sest ma oskan paremini hoida ennast, oma tervist, oma lapse tervist. Ma oskan märgata, kui kuskil on midagi valesti, ma ei võta enam sõna normaalsus mitte kunagi kuskilt kergekäeliselt, et ma väga vaatan järgi, mis päriselt on normaalsus. Ma vaatan väga järgi teadustööde ja infolehtede ja muude asjadega. Ma kogu aeg uurin midagi ja ma saan kogu aeg teada seda, kui palju meile tegelikkuses taustas valetatakse, mismoodi käib see reklaamitöö. Et meil on praegu vaktsiinidega seoses, me ajame sassi reklaamitöö tegeliku teadusega. Sellepärast, et infoleht ongi teadus, mille alusel see preparaat on ju välja antud. Miks me naeruvääristame seda, mis teadusele me siis päriselt toetume nüüd? Hakkame siis palun teadusele toetuma. Miks ma vihane? Võib-olla ma oleks vaktsineerinud ka siis, kui mul oleks kõik kõrvalnähud, eks ole, ette loetud, aga ma oleks juba peale esimest korda osanud vaadata, et asi on jama. Minu kõige suuremad sellised üllatused infolehti lugedes olid esiteks on see, et kui lühikesed on need turva või ohutuskatsed. Rotal on 8 päeva. 8! Ja see asi pannakse minu lapse sisse. Elus viirus, 21 päeva on inimene nakkusohtlik. Esimene aasta, kui see tuli kavasse, siis isegi arstid alguses natukene ütlesid, et võib teisi nakatada enam. Kõik igasugused ohud ju pannakse lihtsalt kõrvale. Meie ostsime rotavaktsiini. Meid hirmutati nii palju sellega, et me ostsime selle elu kohutavamad 100 €, mida me oleme kuskile pannud, sellepärast, et meie laps põeb seda pidevalt, ta on sellele nii vastuvõtlik, et tal on vähemalt 2 korda hooaja jooksul. Ma olen juba selles loodusraviga saanud nii osavaks, et üle 2 tunnise enam meil ei kesta, aga andke andeks, see ei ole normaalne. Aga see ongi see, et ma saan aru, et ma ei saagi kõike tagasi pöörata. Ja kui mu lapsel ikkagi aju on nagu siis korras, et okei, et eks ma siis tegelen sellega lihtsalt sellel hetkel, kui see tuleb. Siis leetrid, punetised, mumps, MMR vaktsiin. Esiteks vanemad, ma ei teadnud üldse, mida mu lastesse sisse süstitakse, mitte ühegi haiguse kohta, mitte midagi, ühegi vaktsiini nime kohta, mida ta sisaldab, mitte midagi ma ei teadnud. Lihtsalt lasin teha uhkusega. Ja siis ma vaatan nüüd, et leetrite punetiste vaktsiin, leetrite punetiste osa, laps on nakkav 28 päeva ja kõige hullem 11. päeval ja ohuks peetakse minu vaktsineerimata last. Missugune reklaamitrikk üksteise vastu pöörata meid. Miks? Lihtsalt ärihuvide pärast. Keegi ei hoiata, samas vaata meditsiinikirjandust, kui inimesel on immuunpuudulikus asjad, siis on kirjas hoiatused, hoidke vast vaktsineeritud lastest eemal, sellepärast, et nad on nakkusohtlikud. Ja süüdistatakse minu vaktsineerimata last, et meie oleme ohtlikud. Ameerikas kahjuks on muidugi läinud nagu vastastikuseks selliseks, see info ei ole praegu mõeldud selleks, lihtsalt natukene mõtlemiseks, et mis on reklaamitöö ja mis on päriselt reaalsus. Täna mina olen selles olukorras, kuna mina enam ei piira ennast ainult ühe meditsiinivahenditega, siis minul on teisi lahendusi ka, ma ei karda haigusi, iga haigus on ebameeldivus absoluutselt, aga ma ei karda neid enam selliselt. Ma olen vaba, selles mõttes ma olen vaba. Aga mis mind teeb jälle tigedaks selle asja juures on see, et siis hakatakse rääkima seda, et siis ei tohi nagu moodsa meditsiini üldse kasutada. Et vaktsiinid on nagu püha lehm, kas sa teed seda, siis võid kasutada, muidu see meie uksest sisse ei tule. Samas maksud võetakse selle toetuseks nagu kenasti, eks ole. Et minu arust on see, et meil kõigil siin pinnal on õigus kasutada iga süsteemi vastavalt olukorrale.
minu ja minu pere hüvanguks. Ja kui ma nüüd vaatan seda, et meie pere on, kui mina tõin oma lapse välja nendest kahjustustest, siis meie pere on nagu meditsiinisüsteemist nii natukene kasutanud, ainult meil on logopeedilist abi vaja olnud ja natukene on tore, kui saab nagu sellest toetust. Pole haiguslehel olnud 10 kuud aastas, mingeid selliseid asju perearsti soovil läksime ühele mingisuguse uuringule, okei, see oli tema mingisuguse südamerahutsuseks, eks ole. Samas, kuidas ma siis olen süsteemile kallim, isegi siis, kui ma peaksin väga akuutses olukorras vajama lastega seda arstiabi, ikka on meie nagu see jalajälg, see rahaline jalajälg tunduvalt väiksem süsteemis hetkel. Et muidugi, et ega vaktsineerimata lapsed ei ole nagu ka mured, et aga lihtsalt need murede lahendused tavaliselt, kui ema on avanud ennast teistele võimalustele, on palju laialdasemad ja sellised, et mis ei jää korduma ja korduma ja korduma, eks ole. Meil on seaduses kirjas, et esmaselt peaks arst ka pakkuma mulle muid asju ja siis alles keemilise mingi asja peale minema. Täna on meil mindud nihukese müügi peale välja, et sul juba rünnatakse seda, kui sa loodusraviga tahad seal nohu ja köha, eks ole, ravida, et kõik info on nii vastu oluline sellele, mis peaks olema ja mida päriselt tehakse. Ravimiametile ma ei osanud teatist teha, sellepärast, et sellel hetkel, vaadake, kogu seda asja oli nii palju, ma õppisin seda, et kuidas oma last välja tuua, kuidas aidata teda, kui meil tulevad mingid haigused ja selleks ajaks, kui mina sellest aru sain, et Ravimiametisse võib ka ise teatise teha, siis oli juba see, ütleme, see tähtaeg möödas, see 5 aastat. See oli minu kõige suurem õppimisperiood, aga muidugi on see jällegist, et ma vaatan, et kui Ravimiametisse tahakse teatised, aga kui arst ütleb, et ei ole mitte midagi, siis nagu nii sa oled lõhki see küna ees. Ja kui me vaatame seda, kui vähe neid kirja läheb, ja nad ei tahagi, et need ju kirja lähevad, siis on ju näidata statistikast puhast lehte. Ongi puhas leht, kui ei arst ei tea vaktsiinikahjustustest mitte midagi, kui pered ei tea mitte midagi, sest keegi ei loe infolehte, arste on õpetatud nagu ETV ekraanil ütlesid tipparstid vaktsiini teemalisest diskussioonist, naersid välja infolehed selle asja, mille alusel toode on välja antud. Kuidas siis peaksid üldse olema võimelised need inimesed tuvastama vaktsiinikahjustusi, neid kirja panema? Et minu jaoks on see kõik kohutav, sest ma sain täieliku šoki. Mina ju lasin teha seda oma lapsele. Kas te kujutate ette mitmeid tunde või päevi või öösi? Ma olen patt ja nutnud sellepärast, et esialgu need enda süümepiinad olid nii suured. Aga nüüd ma vaatan, kuidas meedias, kuidas arstid ise, kuidas kõik manipuleerivad seda kõike, siis ausalt öeldes täna ma olen natukene pahane, täna ma ennast nii palju tuhka pähe ei raputa, et kuidas mina emmena pidingi tegelikkuses sellest müürist läbi minema ja ma olen nii tänulik endale, et ma seda tegin. Ma olen nii tänulik, et ma sain lõpuks ikkagist aru, aga mu laps oli see kriiskav nutt, mis tal oli eluohtlik seisund. Infolehel on kirjas, et kui laps nutab üle 3 tunni järjest, siis sa ei tohi edasi vaktsineerida, et see on eluohtlik seisund. Minu laps kriiskas 6 aega. 6 aega, mitte 3 tunnist me ei räägi. Ja see, et siis nüüd ametnikud ütlevadki, et see on jälle normaalne. Andke andeks, aga kui täiskasvanud inimene on sellistes valudes ja läheb ema ukse taha, talle öeldakse, et normaalne, mine koju tagasi, mis siis juhtuks? Siis oleks ajaleheveerud täis sellest kaeblemisest ja õudusest. Aga meie beebid on nagu lihakäntsud, savi, mis nendega juhtub, sest nemad ei oska öelda, mul valutab siin kohas või mul juhtus see asi. See ei ole õige. Ja ma tunnen ennast petetuna. Ma tunnen, et mind ja minu peret on tahtlikult kahjustatud süsteemi poolt. Just selle pärast, et see ei ole olnud läbipaistev. Seal on varjatud minu eest infot. Kui ma julgen Terviseameti lehekülje Facebooki meedias või selles sotsiaalmeediasse ülesse panna teadustööd ametlikust teadustööde portaalist, siis need kustutatakse kohe ära. Mind blokeeritakse sellepärast, et ma ei tohi seda infot sinna levitada.
kus on läbipaistvus, kas see ei pea olema amet, kes peaks kõiki neid asju kaaluma ja vaatama, et kui on probleem, et siis seda lahendada. Probleemi pühitakse vaiba alla ja täna ma sellepärast siin istun, et see ei ole okei. Rünnatakse minu, eks ole, nüüd siis vaktsineerimata lapsi, aga teine laps ju ei ole peale esimesest eluaastast ju vaktsiine saanud. Nüüd rünnatakse minu lapsi, sest ma tegin informeeritud otsuse, milleks mul seaduse järgi peaks õigus olema. Aga tegelikult ei ole, sest igalt poolt ju on õpetatud kõiki ründama kohe selle peale, kui sa julged natukenegi öelda, et mulle see ei sobi. Keegi ei võta kellelgi õigust ära vaktsineerida, et selle peale nagu rõhutakse küll, aga just see informeeritud otsus oleks see, mis oleks nagu minu arust. Ja ma arvan, et iga lapsevanem tahaks tegelikkuses, et tema arst oleks teadlik ja oskaks jälgida seda. Või ei taha? Kas teil on ükskõik, et kas see asi, mis teie lapsega juhtus, et teil on laps on kärnas üleni sügalaps, sest tal on atoopiline dermatiit, kas te tahate, ja te võtate uue süsti peale, läheb veel hullemaks. Aga te ei oska lihtsalt märgata seda, sest teil on öeldud, et see igal juhul ei tekita. Aga infolehel on kirjas, kas te ei tahaks teada, et teil on võimalus elada terve lapsega? See on see, mida ma tahaks, et oleks läbipaistvus ja kõik saaksid päriselt informeeritud otsuse teha ja seda vabalt, mitte hirmu tundes. Inimesed ei julge rääkida, sest nad kardavad töökohti kaotada. Kas see on vaba maailm? Kas see on vaba otsus? See ei ole vaba. Ja neid peresid, kes on juba märganud seda kõike, on nii palju. Neid on nii palju ja iga lugu on see väike või suur. See tegelikkuses murrab minu südame. Sest see toob tagasi selle meie pere õuduse iga kord oma mällu.